Tere, hea Tartu Forseliuse kooli lapsevanem. Meil on väga hea meel, et sa kuulad Forseliuse kooli lastevanemate mooduli esimest õpiampsu. Kuidas tõhusalt õppida? Meil on ju eesmärk toetada sinu lapse õppimist. Teeme siis seda koos. Oleme tiimiga üles ehitanud mooduli lastevanematele, sulle. Selle eesmärk on lihtne ja selge. Kui sa oled kõikide õpiampsudega tutvunud, siis tõuseb ka teadlikkus tõhusatest õppimisviisidest, et toetada oma lapsi õppimises. Asume teele. Meie kooli missioon on koostöiselt ja haalikult toetada igaühe võimalust kujundada enda haridustee. Selleks aga, et õpilane saaks kujundada enda haridusteed, on tal vaja teada, kuidas on mõistlik õppida, nii et õpitu jääks meelde ja seda saaks kasutada. Kui me mõtleme selle peale, millised on ootused tööturul, siis need on võrreldes näiteks 20 aasta taguse ajaga paljuski muutunud. Siin on sulle välja toodud Maailma Majandusfoorumi andmetel põhinevad 21. sajandi inimese võtmeoskused. Ja juba teisel kohal on oskus aktiivselt õppida ning kasutada selleks strateegiaid. See tähendab kasutada selleks tõhusaid õppimise viise. Seega on oluline, et õpilastel oleksid õpioskused, mis neid elus aitaksid, sest juurde õppida tuleb ju pidevalt. Mis on õpioskus? See on oskus tulla toime erinevate õpiülesannetega ja valida oskuslikult sobivaid viise õppimiseks. Uuringud näitavad, et heade õpioskustega õppijal on paremad õpitulemused. Ta panustab õppimisse rohkem ja on valmis rohkem pingutama. Samuti kujuneb pikemaks ka tema haridustee ning ta on rohkem rahul oma eluga üldiselt. Oleme koolis uurinud, milliseid õppimisviise meie õpilased valivad. Vähemalt 3% õpilastest ei vali tõhusat viisi õppimiseks. Näiteks selle asemel, et matemaatikatööks õppides lahendada ülesandeid ning kontrollida ka vastuseid, lahendavad nad ülesandeid ilma õiget vastust kontrollimata. Või loodusõpetuse tööks õppides loevad teksti paar korda läbi, ent tõhusam oleks lugemise ajal küsimusi küsida või teha oma sõnadega kokkuvõte. Ka inglise keele sõnade õppimise jätab 3% õppijatest viimasele minutile või loeb sõnad mõned korrad läbi. Ent tõhusam oleks sõnu läbi kirjutada ning kasutada õppimisel oma meeli. Sellest kõigest täpsemalt tuleb juttu ka meie järgmistes õpiampsudes. Oleme viimase 2 aasta jooksul võtnud õpilaste õpioskuste arendamise erilise tähelepanu alla. Oleme uurinud seda, kuidas meie õpilased õpivad. Meie õpetajad on ehitanud üles klassijuhatajatunni mooduli, kus õpetatakse lapsed tõhusaid õppimise viise kasutama ning neid tõhusaid viise praktiseeritakse ainetundides. Samuti tegeleme hetkel mitmete visuaalsete materjalide loomisega, mis toetaksid laste õppimist. Ja nüüd tahame ka sind, hea lapsevanem, kampa saada. Teeme seda koos. Selles lastevanemate moodulis on veel lisaks 6 õpiampsu, mis kõik on väga põnevatel teemadel. Meie õpiuskumused ja kuidas need toetavad või hoopis ei toeta õppimist. Üldised soovitused õppimiseks. Korduv lugemine ja allajoonimine versus tõhusad õppimisviisid. Massharjutamine versus tõhusad õppimisviisid. Kuidas koostööne õppimine toetab õppimist ning kuidas eristada pealiskaudset ja sügavat õppimist. Iga õpiampsu juures on sulle mitmeid soovitusi, mida oma lapsega koos õppides proovida. Ikka selleks, et toetada õppimist. Mõnusat õppimist ja taasavastamist sulle, hea lapsevanem.